Tervist, olen Iljar Kohvinavõlt ja täna on laupäev, 4. detsember aastal 2021 ja ma otsustasin, et tutvustan teile detsembrikuu ajakirju Lemmik ja müstilised lood, kus on minu intervjuud sees ja teeme ülevaatega eile ilmunud 4 teatajast. Niisiis ajakiri Lemmik ja esilehe peal on kohe Gert Kingo saab kõigi loomadega hästi läbi. See on üks minu lemmikutes siis lehekülgedel 8, 9 ja 10 on siis minu intervjuu Gert Kingoga. Et Gert Kingo suhtub loodusesse aupaklikult. Poliitik Gert Kingo on pidanud väga erinevaid loomi ning isegi varese pojale väikeseks kasuemaks olnud. Eelkõige peab ta end siiski koera inimeseks. Nii et siin on kenad pildid juures kõik. Et saate lugeda. Ja siis on lemmikus mul veel küsitlus, et kas lemmikloomad saavad selle aasta kingitusi ja annetusi ütleme jõulude puhuks. Et tulekul on jõulud ja aastavahetus. Lemmik uurib tuntud eestlased, kas olete teinud või plaanite teha kingitusi oma lemmikloomale või varjupaigas olude sunnil elama pidavate koerte kasside tarvis. Ja vastused annavad siis esileedi Ingrid Rüütel, Jürgen Ligi, Liisa Pakosta, Heiki Valner, Andrus Eelmäe, Aimar Altosaar, Nancy Himma, Tarmo Kruusimäe, Regina Salumäe, Merili Timmer, Victoria Petlem, Helve Huttunen-Tamm, Eino-Mart Laisk, Arno Toksmaa, Andres Vään, Maria Kaljuste, Pille Pürg, Heiki Hainsalu, Teresa Mängel, Joonas Kolostav, Toomas Harija, Madleen Aaren. Ja eraldi lugu on Linnele Õispuust sõnaga, et see on pandud lugeja lugu rubriiki Linnele Õispuu enda nime all, see on küll minu tehtud tegelikult, aga hea küll siis, et Linnele Õispuu, et kõige suurem kingitus on armastus. Ja siin on ka pilt juures, kus Linnele Õispuu on koos koeraga. Nii et lehekülgedel siis 48 ja 49 on Linnele lugu. Nii, detsembrikuu müstilised lood. Et nõiad ennustavad lähitulevikku. Et tuntud eestlased ja kummitused. Et sellises rubriigis vastavad mu küsimustele Siiri Sisask, Inga Lunge, siis Üllar Luup, Andrus Eelmäe. Nii, eraldi lugu on mul siis müstilise lugudes Robert Antropoviga, et maailm oled sa ise. Et siin on selline intervjuu ja siin on ka foto Robert Antropovist. Ja siis on minu küsitlus veel, et kuidas näevad lähituleviku selgeltnägijad. Et siin siis vastavad Victoria Petlem, Ingrid Stahl, Annes Vanaküla, Inglikaitse Rita Kaljus ja Toomas Harije. Saate lugeda. Ja nüüd teen ka siis ülevaate eile ilmunud, ehk siis 3. detsembri 4 teatajast. 4 teataja leheküljel 23 vaba aega on minult artikkel, et Tori eliit käis salaja tühjas kirikus. Et ühe sõnaga asi oli siis niimoodi, et eelmise nädala reedel siis hommikust õhtuni olevat Eesti Televisiooni või siis ERR-i suur buss Tori kiriku juures seal ja filmiti siis pühapäeval saadet, mis pühapäeval läks eetrisse, see advendi ja jumalateenistus Tori kirikus. Ja Tori kirik oli rahvast praktiliselt pooltühi või isegi vähem kui pooltühi ja ainult olid seal kirikus näha erinevad nii-öelda eliidi esindajad. Tori kooli direktriss oma elukaaslasega ja siis kunagine Tori vallavanem ja siis nii mitmedki teised sellised nii-öelda eliiti kuulava sõnaga, aga ühtegi sellist tavainimest ma eriti nagu ei näinud seal. Jah, nii et ju siis plaaniti see telesaade teha eliidi eest nii-öelda eliidiga.
Et sellepärast oligi kirik pooltühi. Aga noh, see oli kuidagi kummaline, eks ole, et see asi niimoodi. Ja mainin ära siin ka selle, et pühapäeval peale selle noh, advendi saate, mis tund aega kestis Eesti Televisioonis, et läks kohe kordusena, läks Johannese lähetamine, mis asi ta oli. Mina seda saadet ei ole ka vaadanud, eks ole, aga noh, ma vaatasin nagu, et no mis see siis on, et see Johannes Trallas sõidab karavaniga ringi seal, käis Toris hobustele seal peo pealt andmas seal mingisugust palukest, siis tuli Tori minibussi oma juurde, seal rääkis, et imestas, et et siin on nii vägev bussipeatus, et mööda Tallinna poole, et pidi tuul läbi kõik tõmbama seal, mis see kõik oli. Ja siis rääkis seal Eve Kallaste seal, telesaate ühe ema Silviga seal jälle ja siis kaubandustöötaja Maiviga seal ja siis käis Tori hobuskahanduse töötajaga ka veel rääkimas seal ja siis läks sealt minema, juba Sindi poole, seal pidi see kanuutaga juttu ja noh, tead, sükene libaloba saade ja sõnaga, et noh, tänu sellel ma teda vaatasin, et mõnda Tori inimest nägi, et muidu poleks ta üldse vaadanud, et noh, ma ei näe sellise saate nagu eriti mõtet, aga noh, kui tehakse ju, siis tehakse sõnaga, et mis siin muud öelda. Nii et sellised siis teemad minult siis detsembrikuu ajakirjastes müstilised lood ja lemmik ja siis 3. detsembri 4 teatajas. Illar Kohv Piinavalt on mina. Tšau!